Natuke kuuselõhna ka, eks ju. Miks see päris kuuski ei too? Tead ka palju need kuuse eest küsivad tänapäeval või? Patareid tõid? Muidugi tõin, ega mul loll ei ole. Jõulud on küll toredad, aga see elektroonika hulk, mis kõik patareisid vajab, see teeb vaeseks. Aga mina soovisin jõuluvanalt laetava akuga hambaharja. No väike elektroonika ikkagi ju vahet ei ole, kes aku või patareiga. Teab, tellin vist uue plastkuuse, tead, see eelmine on siuke sorakas. Kuule, aga teeks uuest aastat siukese reegli, et igaüks saab ühe kingituse. Ja see peab olema enda tehtud. Noh, mingi elamus või teatripilet või... Mida? Väga hea mõte. Ma mõtlesin, et siis on vähemalt nagu mingi isiklikum kingitus, mitte mingi suvaline vilkuv jama. Tead, ma mõtlesingi, millal sinul poistes koju jõuab. Aga täna kannad ema kingitud kampsunit. Nagu alati. Vilkuvad tossud, rääkivad mänguasjad, tulukestega jõulukampsunid ja laulvad jõulukaardid on küll vahvad, kuid tasub meeles pidada, et kõik need sisaldavad elektroonikat. Iga uus elektroonikaseade vajab tohutul hulgal loodusressursse, haruldasi muldmetalle, vett ja energiat. Enne uue seadme ostmist küsi endalt. Kas mul on seda päriselt vaja? Kas vana annaks veel parandada? Võib-olla leian uue hoopis kasutatult. Ja üleüldse, kas need vilkuvad jalanõud on vajalikud? Nendega ju kiiremat jooksuaega ei saa. Kui elektroonikaseadet enam parandada ei saa, vii see elektroonika kogumiskasti või jäätmejaama. Ainult nii jõuavad väärtuslikud materjalid uuesti ringlusesse. Lisaks võib olmejäätmetesse visatud elektroonika seal iseeneslikult süttida. Jäta meelde, osta vähem elektroonikaseadmeid ja kingi asjade asemel elamusi. Eelista teise ringi tooteid ning katkised vii parandusse. Kui seadet enam parandada ei anna, siis on selle õige koht elektroonika kogumiskastis või jäätmejaamas.